Tere, mina olen Kristi Saarpuu. Tutvustan koolituse programmeerimine koolis raames tehtud lõputööd. Tegin õppemängu Eesti ja naaberriigid. Mäng on mõeldud ennekõike algklasside õpilastele. Kuna olen ise algklassi õpetaja, siis soovisin oma õpilastele midagi kasulikku luua. Mängu eesmärk on tundma õppida Eesti ja selle naaberriikide asetust üksteise suhtes kaardil, samuti kinnistada teadmisi nende riikide lippudest. Olen ekraanile avanud tehtud programmi, jaotasin programmi vahejoontega osadeks, et see oleks paremini jälgitav. Esiteks on sissejuhatus, mis annab ülevaate, millega on tegu, ja ühtlasi ka töökäsu mängijale ning loomulikult ka viite veebilehele, kust on võetud programmis kasutatud pildid. Seejärel on välja toodud erinevad moodulid, mis on vajalikud programmi töös ning loodud funktsioonid. Kõigepealt tausta joonistamine. Kõige keerukam oligi programmile sobiva kaardi leidmine, sest sobitades seda ekraani mõõtmetega muutusid riikide piirid väga pikaks, välja veninud, kas laiuti või pikuti. Edasi on tehtud siis ruutude joonistamise funktsioon ning seal ees on siis näha, et vastav riigi nimi sõna ruut järel näitab siis, mille peale see ekraanil joonistatakse. Järgneb pealkirja joonistamine, punktide kuvamine läbi funktsiooni ning lõpetuseks siis lippude joonistamine, kokku siis 7 lippu ning need võetakse siis lippude järjendist. Allapoole minnes võimegi näha, missuguseid erinevaid järjendeid on programmis kasutatud, siis eelnevalt mainitud lippude järjend, lippude X ja Y algsed koordinaadid. Nad ilmuvad siis ekraanist väljapool, siis on riigiruut X ja Y koordinaadid. Järjendid sai appi võetud sellepärast, et oleks lihtsam joonistada siis ekraanil ilmuvat riigilippu õige riigi peal olevasse ruutu. Siis toimub PyGame'i käivitamine ning on välja toodud erinevad muutujad. Riikide arv, et neid on siis 7, siis hiirekursori algsed koordinaadid, punktide loendamise muutuja, liigutatav lipp, see on siis muutuja sellele lipule, mida soovitakse õigesse kohta panna, ning muutuja jott, mis aitab siis järjendist sobivaid elemente valida. Programmi käivitamiseks lõin siis alloleva while-tsükli. Esmalt siis väärtustatakse muutuja, mis aitab siis programmi sulgeda. Siis while-tsükli esimese poole moodustab siis kõik need funktsioonid, tausta, ruutude, pealkirja, punktide ja lippude joonistamiseks. Seejärel võtsin appi tingimuse, et kui muutuja, see liigutatav lipp ehk siis üksik lipp, mis ekraanile ilmub, on väiksem kui 7, kuna järjendit siis alustatakse nullist loendamisel, mis lõpeb siis minul lippude järjendis arvuga 6, siis ilmubki ekraanile lippude järjendist 1 lipp. Järgnevaks on for-tsüklis esmalt ülevalt ristile vajutades võimalik programmi siis sulgeda ja seejärel, kui mängija tahab siis seda mängida, on vajalik siis teha kiire vasaku klahviga klikk ning vajutades
õigele ruudule, toimub kui kontrollimine, kas see oli ikkagi õige ruut ja kui juhtubki, et mängija tegi sobiva valiku, siis lippude X ja Y koordinaat ehk siis selle vastava lipu koordinaat väärtustatakse selle riigiruudu XY koordinaadiga. Mängija saab siis 1 punkti. Aga kui liigutatav lipp ei sobitu selle ruuduga, kus siis hiire klõps tehti, siis mängija kaotab 1 punkti ning seejärel kuvatakse ekraanile sellest järjendist uus lipp. Edasi võib siin lõpu osas näha, et kui see sama muutuja liigutatav lipp ehk siis ekraanile ilmuv lipp on võrdne 7-ga. Kuna see järjend lõpebki siis arvuga 6, siis 7. juures, mida seal lippude järjendis ei ole, toimub mängu lõpetamine ehk tuleb ekraanile kiri, et mäng on läbi ja seejärel on võimalik mängijal rahulikult paigame'i aken sulgeda ning kui vaidtsükkel on siis katkenud, siis paigame sulgubki. Nüüd aga vaatame, kuidas need pikad käsuread töötavad. Olen ekraanile siis lahti teinud paigame'i akna ning siin ongi näha siis selle mängu pealkiri, punktide loendamine, ilmuv lipp, mis on siis kõigepealt järjendi esimene element, ongi antud juhul Eesti riigilipp ja seejärel tulebki mängijal otsida vastav ruut. No Eesti asukohta ja Eestit üldiselt eestlased teavad. Nii kui juhtub, et mängija arvab, et ilmuv lipp on hoopis näiteks Leedu oma ja kui ta siia nüüd klikib, siis ongi nii, et ta kaotas 1 punkti ja ilmus uus lipp ekraanile. No kui talle nüüd meenub, et see on Leedu lipp ja kui ta vastavat kliki teeb, joonistub Leedu lipp Leedu peale. Edasi siis Soome lipp, siis ütleme, et ta teab, et see on Venemaa lipp. No ja näiteks siin juhtub, et ajab segi, siis jällegi kaotas punkti, lippu ei joonistatud ja siia paneb ja samamoodi läks punkt siis maha ja tuligi siis teada, et mäng on läbi. Aga näitan siis veel selle variandi, kui mängija juba teab nende naaberriikide lippe hästi, siis ei ole tal muud, kui ta läheb rahulikult, leiab selle koha, kogub oma punkte ja seejärel ongi mäng läbi ja ta sai kenasti oma 7 punkti kätte. Selle mängu juures mõtlesin veel edaspidi, kui jaksu on, et lisada juurde näiteks riikide pealinnad või hoopis riikide nimed. Ja samamoodi võiks mõelda sellele, et need lipud võiks ilmuda erinevas järjestuses. Ehk siis iga kord, kui mängija mängu alustab, ei tule lipud mitte järjendi järjekorras, vaid need on segi aetud. Selline oligi minu väike õpetlik mäng. Suur tänu abi ja kannatlikkuse eest õppejõududele. Eriti soovin tänada lõputöö tegemisel õppejõud Sven Allerit, kes andis ideid, et mul oleks kergem seda lõputööd kokku panna.
tänan kindlasti ka kaaskursuslasi ja soovin uusi avastusi Pythoniga. Aitäh!